päris 16 kasti juurest, aga niisugune natukene paarkümmend meetrit altpoolt. Ja Ainsalul võimalik ühe puutega! No see oli mammu või maasikas, et siit oli... Uhke sooritus tõesti. Et seda oli näha ja selles mõttes juba enne Ainsalu sooritust, et ta on üksi taga vaba ja see pall tuleb temale, et lihtsalt, et... Sellel hetkel nagu... No siin valmis ka selleks löögiks kuidagi. Et Paide kaitseliin selles mõttes panti nagu, kuidas ma ütlen, natukene segadust valmistas, sest Ainsalu tuli justkui niisugused tagantpoolt ja äärekaitse, kes võib-olla oleks pidanud Ainsalut jälgima. Tõesti siit mingi lisaminut on tulemas ja nüüd siit pika sööduga leitakse Siim Luts. No, Siim Luts Skvortsovist saab mööda. Pani ära! Ja ei ole palju vaja, sul on ainult vaja, et mees oleks õiges kohas. Suurepärane väravasööt ka muidugi Siim Lutsult siit ääre pealt. Midagi teha ei olnud, Skvortsov nüüd ütleme natukene nokkas jäi nüüd kaugeks, ei saa öelda, aga siit Luts ikkagi jällegi tsenderdada sai, et Luts muidugi pani selle parema jalaga. Mõlemad keskkaitsjad on ju tegelikult seal küllalt juures, aga ei suuda Henri Anieri takistada. No ikkagi selles mõttes selles olukorras pool väravat läheb siin Siim Lutsile, et saaks kohe kontrasse minna, aga siit paremalt juba on võimas. Kastis ja annab ka sinna. Oi, kui hea võimalus oli Pihtil. Pihtil jäi nurk natukene teravakene vara sinna ette tsooni jooks, oleks võinud natukene kannatlikum olla. Aga no tegelikult siit kordusest vaadata oli see võimalik ette rist ikkagi ära lüüa, kui oleks võib-olla see sööt vähe mõne sentimeetri madalam on, et oleks saanud suunata nagu ette. Aga palju juletakse siis neid riske võtta ja siit on hea sööt Ainsalule. Ainsalu on minemas ja saab ka ja löök! Oi, kui hea löök! Oi, kui ilus! Oi, mida lööki ja mida söötu. Mihkel Ainsalu näitas eelmisel hooajal, kui asendamatu mees on ta Levadiale ja jätkab seda sama sellel hooajal. No täiest südamest ikka vajutas seda see palliga sisse kukkunud, aga oli naljaks, aga see sööt sinna juba esimene puude, teine rinnaga ette ja nüüd pool põrkest taha ristnurka, no see on ikkagi nagu ikkagi väga super sooritus, natuke nurga alt, mitte palju, aga see tagumine ristnurk oli vaba ja sinna see pall läks ka, nii et ilus kiire üleminek. Ja väga hästi ka leitud ikkagi sööd. Värav lüüa, aga samas Levadia peab kontsentreeruma nüüd kiiresti kaitsefaasile ennem kui ründefaasile. No siit väga hästi ja Valner saab kätte, no see oli ikkagi hea kaitse peale, kus kolmekesi tõmmatakse laiali ja omavahel söödetakse ja Edgar Tuur paremast äärest on tõusnud ründefaasi ja see annab võimaluse siis Soonal minna Anieri ja Pihtile sinna kahe liini vahel appi, et no nii, Tambetuu tuleb siit üks ühega Baranovi vastu, aga võtab tempo selles mõttes natukene... Opa! Ja täpselt mööda. Postist ka nagu natuke keris välja poole see. Tundus, et Charles ei olnud valmis selleks löögiks, et Levadia või selle Paide mängijaid järgi ja siis nurga alt niimoodi täpne rahulik löök sinna taha nurka. Aga ei läinud sisse, läks posti. Ja siit on võimalus löögile minna ja kas saab siit? Ei! Siit tahetakse penalti, aga see vist ei ole penaldi koht. Tambetuu juba on teisel poole minemas. Kas Baranov jõuab tagasi? Tambetuu nurga all ja lükkab söödu ja 3-1. Ja 3-1 ja siit vormistab Sammes jälle 3-1 ära. No korraks veel igal juhul vaadatakse üle see moment, et kas see veel ei olnud suluseis, sööt läks nüüd ette poole, aga siin tehakse üldsegi paus. Kõigepealt vaadatakse see moment üle, mis võis olla. Nii ja vaatame seda kordust, kuidas Nigula selle söödu annab. Cabral läheb siit, jõuab kasti lähedale, hakkab lööma minema, aga siin Peetson paneb nagu selles mõttes. Vaatame uuesti, Peetson paneb selle jala küll sellisena, et tahab seda palli minna mängima, blokeerima. Küll nüüd ütleme, et kontakt oli olemas seal mingisugune ja siit juba järgmine olukord siis, kuidas Tambetuu söödab rahulikult sinna taha nurka ja siis Levadia vahetusmängija number 19. Kahjuks ei kuule, mida kohtunik infot annab Peetsonile ja Oskar Õimule. Nii Valner ja tundub, et vist tuleb penalt. Ei tule.
või tuleb, et näitas kõigepealt siis olukorda, kus või vaatevälja siis ja esimene vile kohta ei tulnud löök ja nüüd ja olemas, ei, Lati põrkab välja ja ei. No uskumatu lõpp sellele olukorrale veel. No, Paide omad tähistavad siin omamoodi seda olukorda siin ja nüüd siit latti alla ja uuesti latti. No selle pilguga me ei näe, kas selle kaamera nurgalt me näeme, kas ta läheb alla raami või ei lähe. Või tähendab väravasse sisse. Nii, siit juba jäi hiljaks ja pilt uduseks. Varri vaatamist ja selle lõppseisu siis vormistamist, et noh, mänguaeg on küll nüüd läbi, et see on nagu selge, et kas lõpeb mäng ära või tuleb siit penalt. No nii, Varr ja penalt, et sellisena sisu, et sinna nurka panna sellisel hetkel. Ja Valner läheb vasakusse, Cabral lööb oma poolt paremasse ja seis on 2-2. Paide saab selle viigi kätte. No Levadia on ikkagi, mängijad on suht püha viha täis, no mitte püha viha täis, et maha siin Zahhovaiko jalutab ka väljakule, vaatame, et kas läheb siis oma mängijaid tänama või läheb otse siis kohtuniku juurde nõu andma või vaatame seda, aga jaa, selline see mängu lõpp oli ja kuna see mängu lõpp ikkagi nii pikaks venis, siis meie täname teid, et oli põnev mäng ja selline lõpplahendus, nagu me siin näeme, 2-2, nii et Paide 45 ja 90+7. Mihkel, päris palju segadust siin mängu lõpus. Mis su esimesed kommentaarid sellele kõigele on, mis siin viimase 10 minuti jooksul lahti rullus? Ei, päris lahe muinasjutt, et tihti päris elusi koge muinasjutulisi hetki, et see ma arvan oli üks neist, et ma olen väga õnnelik, et sai sellisel hetkel väljakul olla peakohtunikuga. Henri, 2-2 see tänane mäng ja see lõpp läks väga keeruliseks ja ärevaks siin. Mis sinu kommentaarid sellele on, mis siin lõpus juhtus? No mis lõpus, terve mäng oli selline võitluslik, et muuts maha Mihkli ees, et lõi 2 sellist suurepärast väravat, et ma ei usu, et ta trennis niimoodi iga päev neid lööb, aga et nii õigel hetkel tal need tulid ja selline viigi mäng, ma arvan, nagu lõpus võib-olla aus oli, et jah, ma ütlen, kohtunikud teevad oma tööd, et lõpus siin natukene oli sellist arusaamatust, aga ma arvan, pealtvaatajatele väga huvitav mäng ja palju võitlust, et nagu siin selle hooaja algus.